häälemisrahvas. Meeldi võimalust tervitada teid jälle Eesti Pensionäride Liidu juhatuse poolt. Tahaks anda paar niisugust informatsiooni. Esiteks, et 13. detsembril on meil teatavasti sel aastal viimane loeng ja ma mõtlesin, et oleks tore, kui härra Jaan Tammsalu loengule järgnes ka väike muusikaline osa. Alguses oli see mõte, et Tammsalu hoolitseb ise selle eest, aga siis tuli välja, et see inimene, keda ta valis siia koos endaga esinema, et tol ei ole võimalik just sel päeval. Ja siis ma mõtlesin, et siin oli Heidi Tamme viimane juubelikontsert oli ja ma kuulsin, et juba 2 nädalat enne kontserti kuupäeva olid piletid juba kõik välja müüdud ja siis ma mõtlesin, et aga miks me siis ei kutsuks Heidi Tammet oma siia esinema. Ja siis saavutasimegi temaga niisuguse kokkuleppe, et siis Jaan Tammsalu esinemist, siis toimub Heidi Tamme kontsert. Nii et olete siis kõik oodatud järgmine kord 13. detsember. Ja siis tahaks veel meelde tuletada seda, ma ei tea, kas kõik nägid, siin laua peal olid ühed lehed, kus pakub välja võimalust, et naisterahvad võivad oma keha, mis oli keha koostist kontrollida või mis iganes ilma rahata seda teha. Kui keegi tunneb asja vastu huvi, siis seal on neid lehti, kus saab ära märkida kuupäevad, millal soovid seda teha. Ja pärast härra Viigimaa loengut, siis 10-15 minutit siis see firma esindaja räägib meile ka vitamiinide ja kosmeetika teema. Tere päevast, daamid ja härrad. Punane kiri kustus ära, aga palume mobiilid välja lülitada. Ikka ja jälle kostub ettekande ajal kuskil helinad. Ja on väga hea meel, et meie ees on siin täna doktor Viigimaa, kes siis südame teemadel räägib pärast keerulisi ajakokku kapitalisi, temaga õnnestus see saavutada, see aeg siia, kus ta peab kohe lennuki peale minema kahjuks. Nii et selles mõttes ei saa arvestada, et pärast tulevad paljud inimesed veel küsimusi esitama, aga mina omalt poolt ei ole aega mitte kinni siin. Palun seda Viigimaa. Tere, head tervise sõbrad, mul on kohe hea meel, et ma vaatan teile nii palju siin ja väga palju on kuidagi entusiastlikke naistervise sõpru ja on ka mehi siiski päris olemas. Et tegelikult igas eas me saame oma südame tervise eest hoolt kanda ja ega see süda on ju ette nähtud, et ega ta palju üle 100 aasta tuksuda ei saaks. Võib-olla tema saaks, aga aju ei pea rohkem vastu, aga võib-olla saab 110. Aga no selle ajani peaksime katsuma ikkagi, et see süda töötaks ilusasti ja et ei tekiks temal häireid. Kui me saaksime Euroopas praegu Euroliidus on see, et 65 on see miinimum, et sinnani peab iga riik tagama, et kõik elanikud ikkagi 65 eluaastani elaksid ilma tõsise südamehaiguseta, ilma südameinfarktita, ilma südamepuudulikkuseta ja nii edasi. Ja näitan mõningaid lihtsalt selliseid üldisi põhimõtteid ja vastan pärast ka küsimustele, et kuidas me saame oma südame tervist kõige paremini hoida. Et kõigepealt, et kas see lupjumine üldse on paratamatu? Ta mingil määral on. Tegelikult lupjumine algab juba päris noores eas ja ta kulgeb märkamatult ja nagu ma enne ütlesin, selliste väikeste lubjanaastudega võime elada 100 ja 110 aastat ja võib-olla veel natukene rohkem. Aga hull on asi siis, kui see lupjumine muutub nagu me ütleme seda agressiivseks, ühesõnaga kui lubjanaast muutub ise aktiivseks, siis ta vallandab trombi ja see tromb, mis on verehüüve, see siis nagu lõplikult sulgeb selle südame arteri ja siis tekib infarkt. No siin on üks kompuuterdemograafiline südame ülesvõte koos südamearteritega.
näete, kui ilusad arterid, et me saame, me ei pea üldse tänapäeval enam rindkeret avama, me ei pea isegi mitte sondi sisse viima südamesse, me saame väga ilusad südamepildid. Nii et tehnika on tohutult arenenud tehnoloogia ja siin Tehnikaülikoolis ka me väga palju tegeleme just selliste südame diagnostiliste uuringute ja nende parandamisega. Aga kahjuks juhtub sageli nii, siin on üks lahangul olev süda, et näete, siin on südameinfarkt, väga suur südameinfarkt ja süda on hästi suur. Näete, vajub siin selle lahka ja käte vahel laiali. Südame suurus on tegelikult rusika suurus enam-vähem. Kui on väiksem inimene, on süda väiksem, suurem on suurem, aga ta on ikkagi 300 grammi, 350 grammi, ta ei ole seal 800 või kilo. Ja need suured südamed on väga sageli tingitud südamehaigusest. Ja süda ei suuda toime tulla tööga ja ta muutub paksemaks, südamesein läheb suuremaks, aga sellega kaasneb jällegi väga sageli kõrgenenud vererõhk, sellega kaasneb ka lõpuks südameinfarkt ja südamepuudulikkus. Nii, ja kuidas hoida südant tervena, see on selle tänase loengu peamine mõte. Kõigepealt, kui me vaatame üle maailma, mis südant kõige rohkem kahjustavad, öeldakse, et on 3 vaala. No te kindlasti teate neid vaalasid ka. Mis on üks? Ülekaal, jah. Ülekaal on kindlasti, aga ta on nagu kompleksselt seotud. Võtame niimoodi, et on, üks on üks pahe, mis inimestel sageli on üks kõige suitsetamine. See on üks, alkohol ka, aga suitsetamine on palju hullem. Siis on kolesterool, millest on hästi palju räägitud. Ja kolmas on niisugune lihtne asi nagu vererõhk, aga tegelikult, mis kahjustab ja tapab kõige rohkem inimesi maailmas. Kõrge vererõhk on leidnud, et see on kõige hullem. Ja kui me vaatame, siis ongi niimoodi, et üle 120 süstoolne rõhk juba hakkab südant kahjustab. Aga ta ei kahjusta kuni 140 praktiliselt, see on väga väike erinevus. Praegu muide tuli, on sellest möödas ainult, palju sellest möödas on, ei ole aastatki möödas, kui Ameerikas tulid uued juhised. Ja Ameerikas on nüüd vererõhu normiks 130 ja 80, et mis üle selle on juba haigus. Euroopas on 140-90, nagu me oleme kogu aeg rääkinud, eks ole. Aga nii, et Ameerikas on need normiväärtused ainult rangemaks, aga muus osas ei ole väga suuri erinevust Euroopaga. Aga neil on selles mõttes on Ameerika kolleegidel õigus, et üle 120 juba natukene see risk tõuseb. Üle 140 läheb eriti suureks, üle 160 läheb nagu raketina taevasse. Siis kolesterool, suitsetamine teisena. Ja võib-olla isegi suitsetamine võiks olla, ta on nii ajuinsuldi kui südameinfarkti suhtes, on umbes võrdse tähendusega ja väga halva tähendusega. Kui vererõhk on peamiselt või ütleme rohkem, mõjustab ajuinsuldi riski, aga ka infarkti riski. Ja kolesterool mõjustab ka mõlemad, aga rohkem südameinfarkti riski. Ja üle 5 millimooli liitriks, eks ole, see kolesterooli väärtus, mida on võimalik siis näpu otsast määrata, mida on võimalik laboris määrata. Et mida kõrgemaks läheb kolesterool, seda hullem see asi on. Ja kui me nüüd vaatame, kus me oleme oma südame-seemetõve suremuse osas, siis näete, kui võtame siin, peaks kohe tulema Eesti, siis me oleme Euroopa riikide hulgas, me ei ole enam nii kõige tipus, me kunagi olime siin aastat 25 tagasi. Valgevene, siin Ukraina tulevad, Moldova, sellised Ida-Euroopa riigid. Ja samas on Läti ja Leedu, nii et me oleme natuke paremale kohale tõusnud kui Läti ja Leedu, kuigi Leedus suitsetatakse oluliselt vähem kui Eestis. See on ka seotud religiooniga väga palju ja väga palju seotud sellega ka, et Leedu on natukene ikkagi rohkem lõuna pool Eestist. Aga muidu põhimõtteliselt 3 Balti riigi selline kardiovaskulaarne risk on suhteliselt lähedane. Nii, me oleme kõrgema riskiga kui Soome, kuigi Soomes oli siin 50 aastat tagasi oli kõrgem risk kui meil, aga Soome on väga palju edasi näinud. Nii, ja ma pärast räägin ka, mis nad on teinud ja me järgime neid ja meil on ka, kui Soomes on langenud risk südamehaigustesse kuni 65-aastastel inimestel üle 90%, siis Eestis on juba praeguseks langenud üle 50%. Ma pärast näitan neid tulemusi ka. Ja võtame siis riskitegurite kaupa, et kolesterool kõigepealt. Kui vaatame
see on nüüd natuke võib-olla keerulisem, aga ma ütlen ja jätke meelde, et niivõrd tähtis ei ole see üldkolesterool, mis ma enne ütlesin 5, mis on ka tähtis. Mis on tähtis rohkem niimoodi screening või ütleme, et kui me kuskil tänaval määrame, siis me teeme selle, on lihtne määrata näpu otsast üldkolesterooli. Aga väga tähtis on see halb kolesterool, mille nimi on LDL või inglise keeles vist lühendustest, siis LDL, low density lipoproteins. Ja see on LDL kolesterool ja see on kusagil ühe juures ka erinevatel nimetajatel ja ka vastsündinud. Ja Euroopa keskmine ja ka Ameerika Ühendriikide keskmine on siin 3,5 kusagil 4 sõltuvalt erinevatest riikidest. Nii et halb kolesterool millegipärast on tõusnud. Näiteks Hiina maapiirkonna inimestel ei ole. Kas ta on tõusnud sellest, et on keskkonnasaastumine, kas on sellest, et inimesed on stressis, kas on mingid muud põhjused, et seda täpselt ei teatagi. Igatahes nii kõrge ta kindlasti olema ei pea. Ja nüüd, kui me vaatame, et mis see kolesterooli tähendus on, et vahel me kipume nagu kolesterooli isegi nagu üle tähtsustama või üle hindama. Sellepärast, et kui see on ainukene riskitegur, on olemas selliseid peresid, kes elavad 100 aastani ja rohkem, neil on kõigil kõrge kolesterool. Ja on selliseid, kes surevad infarkti 25-30 aastaselt. Et see sõltub teistest riskiteguritest, see sõltub geneetikast väga palju. Aga siin on üks lihtsalt selline, võib-olla ka natuke keeruline, aga ikkagi, mis ma tahan öelda sellega, et kui mehed suitsetavad, siis on nende kolesterooli tase ülioluline. Nii nagu kolesterool on kõrgemulga, siis suremuse risk südameinfarkti ja ajuinsulti on tunduvalt kõrgem. Ja naised, kes ei suitseta sinna alumise kõvera peal, et nendel ei sõltu kolesteroolist nii väga palju. Nii et selles mõttes, ja isegi suitsetavad naisel, see ei ole nii eks ole, hull sõltuvus. Ta veel natuke läheb kõrgemaks. Nii et naistel on ikkagi see risk oluliselt madal. Mitte ainult alla 50 aasta vanustel, vaid ka hiljem. Kolesteroolist sõltuvus on väiksem, aga muidugi jah, üle 50 naistel ka ajuinsuldi ja ka südameinfarkti risk hakkab lähenema tasapisi meeste omale. Teine on siis kõrgenenud vererõhk. Ma rääkisin juba, mis see on, eks ole, 130. Neil on muidugi väga vähe. Ameerikas muide pärast seda, kui see uus vererõhu norm tuli, siis selgus, et pooled inimesed on hüpertoonikud. Ja Euroopa sellepärast ei võtnudki seda, et me küll teame, et epidemioloogiliselt jah, ta on halb, kui ta natuke kõrgem kui 120, aga see on niisugune, ütleme, tasapisi see risk suureneb, et see ei ole nii oluline. Aga kui me nüüd teeme pooled inimesed, et pooled on hüpertoonikud ja Eestis on praegu, kui me võtame Euroopa norme, siis Eestis on umbes 40% hüpertoonikud. Nii et iga, mitte kolmas päris, vaid 2,5 inimest, 5 inimesest siis, eks ole, on 2 hüpertoonikut. Nii et päris palju, 10 on 4. Nii et neid on väga palju ja sellepärast ongi hüpertensioon kõige rohkem siis surma ja haigestumust ja invaliidsust põhjustav haigus. Ja kui me vaatame nüüd, et kui natukene saab, kui võtame ühiskonna tervikuna, et kui õnnestub langetada näiteks 5 mm süstoolset rõhku, siis ajuinsuldi riskilangus on 14%, südameinfarkti 9%. Nii et see pisiasi, et tundub, et see nagu polegi peaaegu midagi, aga see aitab väga palju südamehaiguste riski langetada. Nii et kui teie teate oma vererõhku, kui teil vererõhk on, ütleme, alla 140-90, normiks loetakse 130-85 Euroopas, et siis on kõik väga hästi. Ja kui tema on natukene kõrgem ja kui õnnestub teda 5 mm alla tuua, siis sellega väga palju. Ühelt poolt läheb südamed kergemaks, aga ka surma ja ka ühesõnaga haigestumuse risk, infarkti ja ajuinsulti langeb. Kui me vaatame eelmise slaidi lõpetuseks veel, et näiteks Soomes on õnnestunud elanikkonnast keskmiselt langetada üle 10 mm. Et muidu ravimiuuringutes vahel on sellised tulemused, et 10 mm. See on päris palju, see ei olegi nii vähe. Ja Soomes arvatakse, et põhiline on see, et soola on vähem hakatud tarbima, oluliselt vähem, umbes 2 korda vähem. Oli 16 grammi, nüüd on 8. Siis Soomes on toitumine väga palju paremaks, et kolesterooli tase on Soomes langenud umbes 1 millimool liitris.
selle, ütleme, alates Põhja-Karjala projekti algusest, alates 70 aastate möödunud sajandi, nii et see on kusagil, jah, 40-50 aastaga on kolesterool langenud, üldkolesterool 1 millimeeter või 1 millimol liitris, mis on päris suur asi. Aga siin on sellised, mis need, ma võtsin välja Euroopa juhistest, et mis siis nagu need põhiline, mis hüpertooniat aitab ohjata, on ikkagi elustiil. Elustiilist sõltub määratult palju. Ravimid aitavad ka, aga ravimid on juba raskemate juhtude jaoks. Enamus inimesi tegelikult mõõduka hipertensiooniga saab elustiilist väga palju abi. Ja kõige olulisem on see soola tarbimise vähendamine, et ei oleks toidus liiga palju keedusoola. Ja seda on muidugi valmis toidus hästi palju, konservides, valmis toidus, leivas, vorstides, igal pool on hästi palju. Ühes liitris tomatimahlas on kuskil 6 grammi soola ja soovitatav mitte üle 5 grammi ööpäevas. Nii et see sool on üks asi, mis väga palju tõstab vererõhku. Siis alkoholi tarvitamine, see on vererõhu osas on ta väga oluline asi. Et kui ikkagi on nii-öelda kõvad napsumehed, siis nendel läheb vererõhk üles. Ja me teame kõik, et autojuhid vahel, eks ole, mures, et kui esmaspäeval läheb tööle, ei lasta liinile bussijuhti, et tehakse see vererõhu mõõtmine ja väga õiget tehakse, sellepärast, et ega igasuguseid terviserikkeid võib juhtuda, kui vererõhk on kõrgem. Ja see ka autolubade kontrollis või ütleme tervisekontrollis, et see on väga oluline, et vererõhk oleks ikkagi mõistlikus piires. Puu- ja köögiviljade, jällegi väga tugev tõendus, ühesõnaga puu- ja köögiviljade kasutamine, kaalium, magneesium on need mineraalid, mis langetavad. Naatrium on see halb mineraal, mis on keedusoolas. Ja siis kehakaal, kehamassi indeks, kui te arvutate 25 ja vöö ümberkond, see on lihtsam veel mõõta, meestel 102, naistel 88. See on see, mida on väga lihtne mõõta ja mis on võib-olla isegi otsesemas sõltuvuses südamehaiguste riskidega. Siis kehaline treening, vähemalt 30 minutit liikumist 5-7 päeva nädalas. No mis tähendab, et kui iga päev sellises reipas tempos 30 minutit kõndida, no see ei ole ju nii väga palju, siis on juba selline nagu põhiline heategu meie südamele, meie veresoontele tehtud. Et ei pea tundide kaupa tegema trenni. Ja mina käin ka väga hommikuti, kui ma vähegi saan, täna ma olen veel autoga, pean tõesti minema kohe koju ja sealt takso peale. Aga ma käin väga sageli, kui ma 3 kilomeetrit tulla ja haiglasse, Mustamäe haiglasse. Ja hea meelega ma käin, kui rõõmuga käin. Ja paar päeva tagasi tuli mul vastu üks eakas daam. Ja ta oli nii optimistlik, tegi kepikõndi, kepide osad olid veel need tuled hommikul, nii vara oli juba ja siis tuli vastu ja tervitas niimoodi kohe, terve hommikust niimoodi. Et küll on tore üks inimesi vaadata, et see kohe tekitab enda. Mina olin ka kiire tempo, aga ma olin ikka sellise, mitte spordiriidega, ma olin ikka nagu tööriidega. Et tore on vaadata, kui inimesed on rõõmsad reipad ja väga palju, kui te natuke rohkem hakkate liikuma, et siis edurõõm tuleb ikka hästi kiiresti tagasi. Et osad inimesed on kuidagi ära väsinud ja nad et ma ei jõua midagi ja muidugi eks liigestega on vahel probleeme. Õnneks meil on liigeste proteesimise võimalused Eestis väga head ja nii et ja on võimalik, kui liigestega on probleeme, paljud käivad ujumis need väga paljud käivad sellises rühma, just eriti eakatele, väga meeldib patsientidele. Mõned ei taha ujuda, no siis saab muid asju teha ja väga paljud trenažöörid kodus, nii et võimalus on hästi palju. Ja muidugi suitsetamine on kõige suurem riskitegur kõikidest, võiks öelda, et suitsetamisest peab kindlasti loobuma. Ja kui me vaatame, mis see suitsetamine teeb, siis kõige esimene asi, mida inimesed ütlevad alati, et see teeb kopsule halba ja võib põhjustada kopsuvähki, aga ta võib põhjustada, me näete, võite omale vähi saada, aga võite saada ka trombi ja see tromb on just see, mis tekitab südameinfarkti, see, millest ma enne rääkisin. Nii et iga sigareti suitsetamise järel on tunduvalt suurem võimalus, südametegevus läheb kiiremaks, üübimine läheb kiiremaks ja trombitekke võimalus läheb palju suuremaks. Ja kui me Eestis vaatame, mis aastate jooksul on toimunud, siis näete, et kõige hullem oli siin, ei ole veel toodudki välja, 94 oli tegelikult veel hullem, aga oli üle 50 isegi meestel, üle 54, kui mälu ei peta, oli 94. aastal.
aga nüüd viimase ütleme, ajaperioodi jooksul meestel on selline langustrend, naistel on enam-vähem selline ühtlane trend, ei ole ta, naised ei suitseta Eestis väga palju, kui me võrdleme Euroopa teiste riikidega. Mehed suitsetavad tunduvad rohkem eriti kui Soomes ja Rootsis ja Soome ja Rootsi meie lähinaabrid, võiks öelda, on kõige vähem suitsetavad rahvad üldse Euroopas. Et muutused on, aga muutused lähevad väga tasapisi, nad ei lähe väga kiiresti. Ja siin võib erinevate riikide võrdlus, et Eesti on siin, kui me vaatame Euroopa Liidu keskmist, siis me oleme Euroopa Liidu keskmisest kõrgemad ja just eriti meeste arvel. Aga see asi ei ole nii väga olulisest näete, siin on teised riigid on mõned veel kehvemas seisus kui meie. Ja probleem on noorte suitsetama hakkamises ja see on kõikides riikides probleem, see ei ole, näete, Eesti on siin suhteliselt lähedal Euroopa keskmisele, aga ikkagi, et need 15-aastased, kes proovivad suitsu ja paljud hakkavadki siis niimoodi kas päris igapäevaselt või ka järjest rohkem igapäevaselt suitsetama. No siin on muidugi koolidel väga palju ära teha, aga see on tõsine noorte probleem. Neile tuleb kuidagi selgitada teistmoodi, et see suitsu südamel halb, et see noorel absoluutselt ei lähe korda. Et neil on natuke teisi meetodeid ja rääkida seal lõhnamaitse võtab ära ja igasugused muud asjad tekitab suits. No nii, liikumisvaegus. No me tegelikult sinna natuke keeruline tabel ma siin tegin, või see on nüüd Euroopa juhistest, aga ikkagi tuleme jälle tagasi, et pool tundi päevas, et sellest piisab. Kui veel sinna juurde teeb keegi mingit, mina mängin tennist näiteks, mõni käib ujumas või mõni mängib korvpalli, et see on väga hea, aga kui pool tundi päevas ei kõnni, et siis on igal juhul halb, et kui sa käid 2 korda nädalas näiteks korvpallis, aga igapäevaselt ei kõnni, et ma ei oska öelda, kumb see isegi parem on, et ma arvan, et see igapäevane pool tundi kiiret kõndi annab regulaarsust, annab isegi rohkem. Ja vähemalt nii arvatakse ka ja on näha mõnedest väga suurtest uuringutest, mis Euroopas on sellel alal tehtud. No vaadake, siin on nüüd nii, et see ei ole küll Eestis tehtud, aga paljud inimesed tõesti ma ka vaatan tenniseklubi juures, et tahavad auto panna sinna kohe ukse juurde, nii nagu poeski läheb, eks ole. Et me oleme pannud vahel pulsikellad peale ja oleme pannud need sammulugejad, tudengid, keda ma olen katsetanud ja pannud. Ja siis vahel mõni tudeng käib 1500 sammu päevas ja niimoodi juhtub. Et mis on ikka väga vähe. Ja vahel on selline tunne, et need kaubanduskeskused ongi põhikoht, kus nagu üldse kõnnitakse, et need on nii suureks läinud ja autot ei saa ka päris sinna ette panna. Nii et juhtub jah nii, et inimesed tahavad küll trenni minna, aga trepist ei viitsi käia. Ma alati ka, kui ma lennujaamas käin, ma nüüd täna ma õnnestub jälle see võimalus õnnest, ma alati kõnnin trepist, et ma kohe hea meelega, et kõik lähevad, praktiliselt mitte keegi ei lähe trepist, kõik lähevad eskalaatorist. Ma alati siis rõõmuga kõnnin, et vähemalt. Ja muide Ameerikas, ma eelmine nädal tulin tagasi, Chicagos oli Ameerika südameassotsiatsiooni kongress ja seal on nüüd uus liikumine, walk is your talk, mis tähendab, et kõnni oma arstiga. Ja see tähendab seda, et laupäeva hommikuti kogunevad südamearstid oma patsientidega ja ümbruskonna inimestega, kogunevad siis parki ja siis nad räägivad võib-olla midagi tervisest ja nad koos kõnnivad, teevad ühe kõnniringi. Ja see on selline suur liikumine, sellega on Ameerika Ühendriikides praegu ühinenud 4000 kardioloogi. Ma küll ei kujuta päris hästi ette, et võib-olla see on ka rohkem demonstratiivne asi, sest teades seda Ameerika Ühendriikide meditsiinisüsteemi, et raske nagu, jah, ega seal tasuta nõuanded keegi tavaliselt ei anna, aga igatahes selline tore liikumine on Ameerika kardioloogide poolt pandud ja nii, et see on hea, kui igal juhul, et hommikul või laupäeval näiteks kasutada seda aega ära, et teha üks ühine kõnniring, et see on suurepärane ette. Nii, ja kui me vaatame jälle siin, mida punasem seda viletsam, et kui palju on siis kehalist aktiivsust, siis Euroliidu riikides, me oleme sellesse viletsa kehalise aktiivsuse juures. No sama on ka siin Lõuna-Euroopa riikides, aga nendel on muidugi kuum kliima ja seal on natuke teistmoodi kogu see elu, et nende südamehaigustesse haigestumine on väga väike, aga Põhjamaades näete, siin on roheline. Norrat ei ole peal, aga Norras on ka hästi roheline, Norras kõnnitakse veel rohkem, kui seal on suured, kui olmekoolade suusamängud on, siis seal inimesed ööbivad telkidega seal selle suusaraja ääres ja seal on ikka väga palju liikumist, seal on mäed ka veel, Norras on väga
Aga näete, et kõikides vanustes on õige liikuda, sellepärast et aeroobne võimekus, et te jõuate rohkem teha, mida rohkem liigute, seda rohkem jõuate, mida vähem liigute, seda vähem hakkate jõudma. Jõudlus, painduvus, tasakaal. Siin tuleb üks hea pilt, et siin oli mõned aastad tagasi oli üks kuulitõukaja üle 100-aastaste kategoorias, üks naine tõukas kuuli ja oli Aktuaalses Kaameras spordinurgas oli. Nii et üle 90, ma olen näinud inimesi, kes mängivad tennist niivõrd hästi üle 90-aastases vanuses. Ka Eestis on need näiteid olemas. No, nii et mul on raske vastu saada sellise, ja ma ühte inimest tean, tema hakkab ka varsti 90 saama, mängib niivõrd suurepäraselt tennist. Sa ei peagi väga palju liikuma, aga sa pead olema tark ja osav tennises, nii et alati liikumine läheb natuke kehvemaks vanemas eas, aga selle kompenseerib muude asjadega, stabiilsusega ja mänguoskuse ja tarkusega. Nii, ja mina sõidan ratast, ma ikka püüan vähegi, eile ma käisin tennисest ja kui ma vähegi saan, ma üle-eile ka, et kui ma olen siin ja probleem on muidugi selles, et kui on need stressirohked sellised ajad ja praegu on ka hästi palju tegemisi, et siis on ikkagi see režiim läheb segi ja ega ongi keeruline vahel neid tervislikke valikuid teha. Nii et aga samas, kui me ei mõtle selle peale ja kui me ei ole veendunud, et see on tervisele vajalik, et siis kui me need valikud üldse ei tee, siis see kindlasti annab tunda kas nüüd kohe 1 aastaga, 2, aga igatahes töövõimele, ma kohe kindlalt ütlen, et kui ma ei saa trenni teha, siis minu töövõime, kohe vaimne töövõime tasapisi halveneb, käib alla ja stressitaluvus halveneb ja ma ei suuda nii palju ära teha, kui ma peaksin tegema, nii et see on kindlasti vajalik. Aga see on igas eas nii, et ma arvan, et mida vanemaks me saame, seda rohkem on vaja endale aega pühendada. Näiteks võimelda kindlasti peaksime võimlema, sest liigesed hakkavad ühel hetkel ikkagi, nad ei ole nii head. Ja kui ei võimle, siis tekib liigesega järjest rohkem ja rohkem probleeme. Arstiabi on ühelt poolt, aga me peame ise saama oma tervise jaoks rohkem ära teha, kui see arstiabi võib tulla kokku. Loomulikult rasketel juhtudel on vaja liigest proteseerida ja on vaja südame infarkti ravida ja nii edasi, kõik on õige. Aga me saame väga palju ise ära teha, et need asjad nii kaugel üldse ei areneks. Ja siin on tehtud see liikumispürami, mis on siis Eesti Tervise Arengu Instituudi poolt tehtud ja kus siis kõige halvem asi on istumise aeg, et me peaksime vähendama istumise aeg. Et istumine on uus suitsetamine, see on Rootsi terviseedendajate poolt tulnud selline deviis, et suitsetamine kahjustab tervist väga palju, istumine kahjustab ka tervist väga palju. Ja me ei pea üle pingutama füüsilisega, aga me peame tegema igapäevast, näete, vähemalt 30 minutit liikuv eluviis on see, mis on kõige tähtsam. Ja muidugi, mida nooremad inimesed ja mida, ütleme, ikkagi parema füüsilise vormi juures loomulikult võib kõiksuguseid spordimänge ja kõik asju teha, see annab veel lisaks, aga see baas peab olema, et 30 minutit liikumist. Nii, toitumine. No jälle, kui me vaatame, kuidas puu- ja köögivilja kasutatakse, siis on see, loomulikult Lõuna-Euroopas on see väga hea ja meil siin põhja pool kipub ikka olema suhteliselt tagasihoidlik. Ja kõige halvem näitaja, mida ma olen üks halvemaid selliseid võrdlusi, mis Euroopas on tehtud, näete, Eesti on siin päris viimasel kohal, on ühest uuringust tuli välja, et puu- ja köögivilja tarbimine 15-aastastel on nii madal. No Eestis meil on need tervisliku koolipuhveti programmid ja on need õunad lastele ja see on nii tähtis, et ikkagi varakult nad hakkavad puu- ja juurvilja sööma, sest ega paljud ma tean, et paljud ei meeldi. Eesti, mida rohkem põhja poole, seda vähem meeldib. Lõunariikides ikka kuidagi see on nii tavapärane, et kõik söövad tomateid ja tomati kvaliteet on hoopis midagi muud, mis meil kahjuks. Aga, või õnneks nende jaoks, jah, meil kahjuks, et meil on kehvem. Nii et igal juhul ükskõik mis puu- ja juurvilja, mida keegi tahab, et peaks kasutama, sest ta annab südamele väga palju, ta annab veresoontele väga palju, ta annab tegelikult ka antioksüdante, mis isegi on vähi vastu näiteks, nii et kõikides aspektides on see tähtis.
Aga tasapisi näete, Eestis ikkagi on asi läinud paremaks, kui me vaatame siin nii meeste osas kui naiste osas kui meeste osas, meestel on ta madalam, on tasapisi aastate jooksul, see on Tervise Arengu Instituudi küsitluste alusel, on tõusnud siis puuvilju ja marju 6-7 päeva nädalas tarbinud Eesti inimeste osakaal, aga ikkagi jah, me tasapisi lähme küll paremaks, aga me peaksime seda veel kiiremini ja aktiivsemalt tegema. Ja siin on jällegi see toitumise püramiid, et mis see kõige põhilisem, siin on see ideaalne, mis ta peaks olema või selline, kuhu me peaksime suunduma, aga tegelikkuses on liiga palju suhkrut, maiustusi, magusad, soolased näksid. Need on need põhiline häda. Kõik need lapsed tahavad Fantat, Sprite'i, eks ole, neid asju. Väga palju on ikkagi selliseid tarbetuid kaloreid on igasugustes maiustustes. Võib-olla must šokolaad selline suure kakaosisaldusega. Et kui teil on üks maguseisu, siis 72% ja isegi 75%. Vaat seda peetakse südamele kõige paremaks. Ja šokolaadis on leitud väga palju huvitavaid selliseid positiivseid efekte. Ja teine hea asi, mõte kohe ette muidu ma õppudustan ära roheline tee südamele väga hea ja veresoontele. Ja arvatakse, et Jaapani selline nagu fenomen, et Jaapanis on väga palju stressi, Jaapanis on, ma olen ise aasta aega töötanud Jaapanis, et ma tean seda ühiskonda väga hästi, seal on väga palju keskkonna saastumist ja seal on maailma kõige kõrgem eluiga praktiliselt. Et see arvatakse, et muidugi see, et kalatoit ja nad söövad üldse väga vähe. Aga mis on ka näidatud, et mida vähem energiat inimene tarbib, seda tegelikult pikem rohkem ta elab. No ma ei räägi, kui ta on Puhkepaldi laagris, aga kui ta on igapäevases, et 10% rohkem kalorite tarbimist tegelikult pikem lühendab eluiga. Ja seda näidatud isegi mitte ainult inimestel, isegi katseloomadel seda näidatud. Nii et jaapanlastel on see roheline tee muidugi väga oluline. Nii et ka must tee annab antioksüdante. Nii et kui kellelegi roheline üldse meeldib, et must, aga ega kohvil ka väga viga ei ole, sest kohvi on väga rehabiliteeritud viimastel aastatel väga tugevasti. Et hüpertoonik tohiks saada nagu 2 tassi kohvi, tavaline inimene 3 tassi on täiesti okei. Aga rohkem juba siis asi hakkab ikka sinna nagu liialdamise poole minema. Ja kohvil on palju selliseid häid, isegi on leitud, et näiteks kohvi võib diabeedi teket ja suhkruhaiguse teket, et natukene kaugemale edasi lükata ja ega ta ei tõsta vererõhku nii väga palju. Aga mõned inimesed ütlevad, nad ei saa juua, kell on südamerütmi häired, ei saa kohvi juua, kell on näiteks vererõhk, et tal kohe hakkab pea salv ja nii et see on väga individuaalne ka. Nii, ja see taldriku reegel, et neil peaks olema siis ikkagi puujuurvilju peaks olema pool taldrikut ja siis pool ülejäänud asja. Ja kalatoitu soovitan väga soojalt. Eestlane tahab liha ja eriti sealiha, aga see sealiha on kõige hullem. Et ikka kui vähegi võimalik, kana oleks nagu parem, loomaliha ka natuke parem, aga just kala ei tee mitte. Kalarasv on südamele ja veresoortele väga hea. Ta on kasulik. Ta annab küll energiat, aga ta on kasulik. Ja siin on jah see kala veel rõhutatud. Kala, me oleme ju merekirkja, et me peaksime tunduvalt rohkem kala tarbima. Palju uuringuid on selle kohta. On uuritud seal eskimoid ja kes meretoitu söövad ja nende lubjumist on väga vähe. See on nagu Taani osa, eks ole, nad on seal Gröönimaa, nad on seal uurinud ja teinud uuringuid ja et kui taanlased sööksid kala samamoodi seal 250 või 300 grammi päevas, et siis nendel tehtud grupid ja et nendel on tunduvalt vähem südamehaigusi. Ja muide, Taanist pärineb veel üks huvitav eksperiment ja mitte ainult eksperiment, vaid see võiks öelda suund toitumises. Selle nimi on Põhjamaade dieet. Et muidu me räägime Vahemeremaade dieedist, eks ole, olete palju kuulnud, kus on kõik need oliivõli ja ka punane vein, aga väga väikses koguses ja muidugi puu- ja juurviljad, pähklid, need väga tähtsad. Siis Põhjamaade dieet on nii, et nemad, osad inimesed Põhjamaades ei taha järgida või nad ei saa järgida seda Vahemeremaade dieeti, need ei sobi see. Ja siis on seal asendatud niimoodi, et on kasutatud näiteks musta leiba, mida seal Vahemeremaades ei kasutata. Siis nad kasutavad näiteks heeringat ja selliseid ka Põhjamaade kalu. Ja on üks selline restoran Noma, mis on üks väga tuntud, üks maailma tuntumaid, asub Kopenhaagenis ja mis tähendab tõlkes Põhjamaade toit.
siis nemad on välja mitte ainult arendanud, vaid koos Kopenhaageni ülikooli teadlastega nad on sellised uuringud teinud, kus selgub, et inimesed, kes läksid Põhjamaade dieedile üle, et nendel vererõhk on madalam ja nendel südamehaigusi vähem. Nii et see dieet on ikka väga-väga tähtis. Ülekaalulisus. No siin on väga palju erinevaid selliseid karikatuure, kuidas me oleme jõudnud ja kuhu me oleme jõudnud. Ja ega see on kõige, Ameerikas on ka tohutult palju ülekaalulisi inimesi. Ja eriti need, kes tulevad Ladina-Ameerikast ja ka, ütleme siis afroameeriklased, et korrektselt seda terminit öelda. Et need, kui nad ei tee trendi, nad on harjunud tegelikult liikuma ja kui nemad ei liigu, siis nendel tekib ikka väga suur ülekaal, aga neil tekivad ka südamehaigused väga kergesti. No siin on jälle, kuhu me oleme jõudnud, et midagi on maailmas valesti, et kui varem oli see heinakuhi, see suur, siis nüüd on mees ise nagu heinakuhi, eks ole. Et mängib golfi, aga see golfi väga palju ka neid, natuke ta muidugi annab, see on parem kui mitte midagi, sest ta teeb oma 30 minutit kindlasti ära, aga seal on kindlasti muud probleemid, miks ta. Ja mis see kõik kaasa toob, ta toob, näete, siin on terve hunnik haigusi, ajuinsuldist, südameinfarktist alates, kuni siis ka tegelikult perifeerse arterite haigusi, erinevad vähivormid, nii et see kõhuõõne sisene rasv, mis on kõige, sellest öö ümberpoolt ongi üks väga hea näitaja, et just see kõhuõõne sisene rasv on tähtis. Ja kui me vaatame, siis me ei ole väga hullus situatsioonis, näete, Eesti on siin. See on siis, kui palju rasvunuid on. No me oleme kusagil enam-vähem siin, Soome kohe meie kõrval, me väga hullu koha peal siin ei ole õnneks. Näiteks Inglismaa ja Ungari on palju viletsamas seisus. Aga ikkagi kogu maailm tegelikult liibub sinna poole, et kaaluvad juurde ja juurde. Ameerikasse hakkas ja nüüd kogu maailm liibub juurde. Aga see stress, see on küll üks selline riskitegur, kus ei saa üldse võrrelda Põhja-Euroopat ja näiteks siis Ida-Euroopat. Nagu ütleme, Eesti on, me tahame olla Põhjamaade osa, aga stressi taseme poolest me oleme raudselt Ida-Euroopa riik. Sellepärast, et ta on väga oluline südame-veresoonte haiguste riskitegur. Et ma toon näite, et 90 aastate keskel, näete, kõikides 3 Balti riigis, eriti Lätis, tõusis südame-veresoonte haigustes suremus. Siis Põhjamaades ja Euroopa Liidus see nii-öelda kulg läks kogu aeg allapoole endiselt. Nüüd meie oleme siit väga palju allapoole läinud, me oleme neile järele pole veel jõudnud, aga me oleme sinna suundunud, väga palju pole enam puudu, et me jõuame Euroopa keskmisele tasemele. Aga just suured ümberkorraldused ühiskonnas, need on need, mis muudavad inimesed ühelt poolt ebakindlaks, tekivad sotsiaalsed võrdsused, tekib ebakindlus töökoha suhtes, mõned töötavad üle, mõned on üldse tööd, nii et kõik need ajad, mida me oleme kõik koos näinud. Ja uneapnoe on üks täiendav selline riskitegur, millest nüüd on viimasel aastatel võib-olla 10 aasta jooksul hästi palju räägitud, et kui öösel on norskamine ja kui ei tule hapnikku piisavalt siis organismi juurde, tekivad hingamisseiskused, hingamispeetused. Et see tekitab vererõhu tõusu, see tekitab tegelikult trombiohu tõusu, infarktiohu, rütmihäired ja kõik muud asjad. Nii et siin on siis, ta võib olla keelepärast tingitud, et keelepära on suur, ta võib olla ka nina hingamise takistusest tingitud lühikene kael ja muud põhjused, mis sellel on. Ja alkohol on muidugi Eestis üks suur probleem. Muidu vahel öeldakse, et näete, et alkohol teeb nagu midagi head. Ka tõesti, kui me vaatame, siin on võetud, et mitu siis, kui palju inimene alkoholi tarvitab päevas, siin on võetud nagu need napsud või ringid päevas, 6 ja rohkem, siis südames seemetõve osas, ütleme, infarkti osas, ta ei ole nüüd nii hullusti mõjunud, ütleme, sõltuvuses. Aga kogu üldsurevus tõuseb väga palju. Just selle tõttu, et väga palju on liiklusõnnetusi, igasuguseid muid vägivaldseid surmasid, tapetakse, pussitatakse ja nii edasi. Aga ajuinsulti, näete, kui palju vähihaigust, näete, kui palju tõstab alkoholi liigtarbimine vähihaigust. Nii et kui keegi tahab öelda, et see on üks ikkagi kuidagi kaitseb organismi, et see kaugeltki nii ei ole. Nii, ja näete, kuhu te võite siin ingliskeelne slaid küll, aga kui te jätkate joomist ja olete veel roolis, et siis te võite vangimaja hospidali või isegi surmakuuri jõuda välja, see on võllanali.
Aga Prantsuse paradoks, et midagi on siiski, teadus on väga palju näidanud, aga üks asi, mida me ei tea, et miks Prantsusmaal on nii madal südame-veresoonkonna haiguste suremus. Et neil on hästi palju, nad söövad juustu, mis on päris rasvane, aga neil ikkagi südamehaiguseid vähem. Ja arvatakse, et võib-olla on üheks põhjuseks see, et nad regulaarselt tarbivad punast veini. Aga Eesti tingimustes me seda väga, kui me hakkame seda väga propageerima, et siis meie alkoholi tarbimine läheb veelgi rohkem käest ära, kui ta on. Ma näitan kohe nende kohta andmed ka, mis meil Eestis on. Esiteks on meil see suur probleem, et meil on väga palju alkoholi jaemüügi kohti, meil on igas bensiinijaamas ja iga nuka peal müüakse alkoholi. Kui Soomes on ja Rootsis on need monopolid, kus on, sa pead kuskil nurga taha minema väiksesse poodi ja seal siis ostma seal mingi alkoholi kogused. Ja õnneks küll on natukene need asi paremaks, et muidu oli ikka seal kuskil Euroopas vaatad kõige tipus, siis viimased Maailma Terviseorganisatsiooni andmed, mis mul õnnestus saada, see oli eelmine aasta, et 17,5 liitrit Valgevenes, Moldova, Leedu, eks ole, Venemaa ja siis tulevad Rumeenia ja isegi Soome on natukene suurema, et Eestis on 10,3 ja Soomes on 12,3. Ma see muidugi, eks seal muidugi need arvutamisel võivad väikesed pead sees olla ja kõik see meie piirikaubandus ja soomlaste meilt ostmine ja see on küll arvesse võetud, aga päris 100% siin tõde ei ole, aga me oleme ikkagi, muide, 10,3 liitrit. Maailma Terviseorganisatsioon on teinud sellise hoiatuse, et need riigid, kus on alkoholi tarbimine, absoluutse alkoholi, tähendab siis puhta piirituse. Kui me jagame ära, näiteks on viinas on 40%, et siis te saate, kui liiter viina või pool liitrit viina korrutate sellega ära, et kui palju seal siis absoluutselt alkoholi on. Et kui on üle 6 liitri aastas, et siis on need riigid ei suuda olla jätkusuutlikud. Et nendel juba geneetiline informatsioon hakkab väärastuma ja et järglastel on ikkagi väga raske ühiskonnas või ühiskonnas läbi lüüa ja võib-olla rahvusvaheliselt kuskile jõuda. Ega me ei tea, mis selle uue põlvkonnaga ühelt poolt on jah, et on alkohol, on need narkootikumide tarbimine, on need nutiseadmed, mida nad kogu aeg kasutavad. Nii et need ohud on noortel on omad ohud, vanematel inimestel on omad ohud, aga alkohol on raudselt vanemate inimeste üks oht. Ja muidugi see põhiliselt või enamus käib muidugi meeste kohta, keda siin on väga vähe. Nii, siin on toodud ka need samad riigid ära, et Eesti on õnneks siin natuke elena, võrreldes siin Läti ja Leedu ja teistega. Siis ei olnud, siis me Lätist ei ostnud, nii et siis see nagu ei lähe. Et see oli enne, kui see käesolevaks võeti küll. Nii, aga nüüd, et mis Eestis arengud on olnud? Et meil on olemas südamestrateegia. Südamestrateegia 2005–2020, mille eesmärgiks on, et langeks meestel suremus 40%, me võtame alati kuni 65 aastast, see on kõige tundlikum näitaja. Kui me võtame kuni 100 aastaste, siis on selge, et inimesed millessegi surevad. Kas nad surevad vähihaigusesse, südamehaigusesse, et seal on see ütleme natuke raskem teha neid, ka see, ütleme üldsuremus, kardiovaskulaarne üldsuremus on langenud, aga ta ei ole nii tundlik näitaja lihtsalt. Aga meestel 40%, naistel 30%. Ja kui me vaatame, 94 oli kõige kõrgem suremus. Mehed on siin sinised, naised on siin punased, eks ole, ja siis see vahepeal on siis mehed, naised kokku. Siis me oleme praeguseks praktiliselt 40%. See algas, me võtsime selleks vaheetapiks, vaid siit hakkasime meie tulema selle strateegiaga, sest enne seda oli juba toimunud päris suur langus. Ja nüüd sellest oleme praktiliselt 40% langenud, aga kui me võtame algusest peale, siis on see üle 50% raudselt, kõvasti üle 50%. Aga Soomes on üle 90%, nii et meil on väga pikk maa minna. Ja Soome oli muide 50 aastat tagasi üks Euroopas kõige rohkem suitsetav maa, nüüd on kõige vähem suitsetav maa, nii et on võimalik ühiskonnas tegelikult muutusi ellu viia, kui on ühiskondlik selline tahtmine, kui on inimesed terviseteadlikud. Nii poliitikud, õpetajad, arstid, tavakodanikud, nii et me kõik peame koos tegema seda töös. Ja südamekuu, Eestis on südamenädal alates 93. aastat, viimased aastad on südamekuu olnud, eks ole. On tuttav, eks ole, südamenädal.
mul on ka olnud hea meel seda südamenädalate traditsiooni üldse nagu alustada ja viimase ajani kogu aeg iga aasta me teeme. Ja ikkagi on huvi, ikkagi on põnev seda teha, kuigi me natuke liikume teistele teemadele, sest meil need põhiteemad on kõik juba läbi käidud ja inimeste terviseteadlikkus nii palju tõusnud, et ei ole mõtet enam rääkida, et kolesterool on halb, aga iga aasta, eelmine aasta oli meil meeste seksuaaltervise teema, või teab sel aastal, siis oli aasta tagasi oli, et suhkur on südamele veresoonele halb, mida paljud ei tea. Siis järgmisel aastal me planeerime kaks teemat, et kas me võtame, et hammaste tervis on südamele halb, mida ka väga vähe teatakse ja arvatakse, et Ida-Euroopa väga kõrge kardiovaskulaarne suremus võrreldes Lääne-Euroopaga on just sellepärast, et inimesed ei käi hambaarsti juures nii sageli. Ja just vanemaealistel on see probleem. Ja hambad ei ole mitte mingi ainult kosmeetiline probleem, vaid see on tegelikult tervise probleem. Nii, ja aprilli jooksul toimuvad siis erinevates Eesti paikades toimuvad need spordi ja südame sellised päevad. Sellepärast ongi terve kuu, et vahel on sellel kuul on väga külmad perioodid ja siis kõik maakonnad saavad oma tegevusest sidusest ära. Ja peamised näitajad, see vist ongi mul vist enam-vähem viimane slaid, on siis, et üle korrata veel, et kõigepealt kolesterool mitte üle 5 ja ma ütlen siia juurde, et see halb kolesterool, LDL mitte üle 3. Nii et 5 ja 3, et on 2 näitajad, mis kolesterooli osas. Kui te määrate kuskil apteegis, siis saate selle üldkolesterooli numbri, aga kui arsti juures perearst määrab, siis on võimalik ka määrata seda halba kolesterooli. Vererõhk peaks olema alla 130-85 ja see puudutab ka muide vanemaealisi inimesi. Et 100 pluss eluaastad, et see ei ole ammu enam mingi selline norm, et need samad Gröönimaa Eskimod ja nendel ei ole vererõhk ei lähe vanemas eas kõrgeks. Et see, et ta vanemas eas läheb kõrgeks, see näitab, et veresoon on luppinud. Ja selleks, et saada aju ja neerude verevarustusega hakkama, peab organism andma kõvemat trukki sisse, et muidu see veri ei jõua lihtsalt peaaiu välja. Nii et see ei ole nagu füsioloogiline. Nii, veresuhkur alla 6 on otseselt seotud südame tervisega, väga erinevate mehhanismide kaudu. Diabeedipatsiendid luppivad väga kiiresti arterid luppivad, tekivad tüsistused. Kehamassi indeks 25 ja öö ümbermõõt, see on isegi veel lihtsam, on lihtne mõõta ära meestel ja naistel öö ümbermõõt ja teha mingisugune plaan, et ma pean, mul on 110, aga ma tahan 102 peale saada. Ja siis tulebki seda plaani sinikindlalt ellu viia ja tervisele on väga suur kasu. Nii et tänan teid väga. Ja, et on tulnud mõned küsimused, et väga, te võite küsida ka nii-öelda, või on mingid tervist puudutavad teemad, ütleme tervisliku eluviisi puudutavad teemad ja see huvitavad kõiki, et muidu tavaliselt need küsimused on natuke spetsiifilised ja ma pean ette võtma ühte küsimust vaatasin, ma kommenteerin seda, aga teate, meditsiin on päris keeruline asi, et kui keegi tuleb ja ütleb, et sõber peab mul vastu ütleb, et mul on vererõhk 160, et mis rohkem ma pean võtma, et mul on nii raske öelda, sest see sõltub kõigest, see sõltub sellest, et mis on tal täiendavad haigused, kas ta neid on üldse, siis kuidas on ta pärilikkus, siis väga palju sõltub, kas ta on kogukas inimene või on sale inimene. Ja väga palju sõltub sellest, et kas ta juba mingid teisi ravimid tarvitab ja nii edasi. Ühesõnaga, see on üks arstiteadus üks keeruline ala, aga üks küsimus, mis enne oli mul käes, on selline, et üks patsient siis küsib mu käest, kellel on südame puudulikkuseta, kongestiivse südame puudulikkuseta südame kahjustusega hüpertoonia tõbi. Et võt hüpertoonia tõvel on see natukene võib-olla lohiseb diagnoos, aga see on rahvusvahelises diagnooside loendis on see I11.9 on see diagnoos, on erinevad hüpertoonia tõve diagnoosid. Kõigepealt on olemas südame kahjustusega hüpertoonia tõbi ja ilma südame kahjustusega. Südame kahjustuse alla lähevad kõik infarktid loomulikult,
uuringud ja kõik tõsised südamepuudulikkus, kõik niisugused. Aga kõige väiksem asi, mis veel läheb südame kahjustuse alla, on see, kui on südame vasaku vatsakese paksenemine, vasaku vatsakese hüpertroofia. Seda saab ultrali uuringul kindlasti, seda saab näha ka EKG-s tegelikult, aga EKG-s ta on selline, ta ei ole nii väga täpne meetod, aga ultraliga saab väga hästi kindlasti. Aga puudulikkus, kongestiivne südame puudulikkus on siis see, kui kongestioon tähendab see, et on vedeliku peetus kopsudes ja jalgades. Et kopsudes tekib kopsupais ja jalgades tekivad tursed. See on kõige esimene tunnus, kui süda on puudulik, siis jalgade peal tavaliselt tekivad tursed. Ja need tursed lähevad tavaliselt öösel lähevad üle, sest see vedelik neerud ei saa päeval hakkama, aga öise sellise nagu tööga nad saavad selle tursega hakkama. Aga nüüd on päris keerulised küsimused, siin on tehtud peptiidhormooni erinevad ja kõikuvad see, muide see ProBNP on üks väga hea näitaja, mis näitab otseselt südamepuudulikkust. Ja kui see on kõrgem, siis on südamepuudulikkus kehvemas seisus, kui ta on madalam, siis on ta paremas seisus. Aga ma soovitan teile veel ühte lihtsamat meetodit, see on kehakaalu kontrollimine. Kui südamepuudulikkusel läheb nagu haige läheb kehvemini, siis tal kehakaal tõuseb ja väga sageli inimesed võtavad 5 kilo kaalus juurde või 7 kilo, mõni 10 ja see on kõik vedeliku arvel, nad ei pöördu enne, siis lõpuks tulevad emosse ja siis pannakse diureetikumi, need siis vett välja preparaadid ja siis kusagil päevaga juba kehakaal läheb 5 kilo alla, et see on kõik tegelikult halb ja organismi kurnamine, et te peate juba varem aru saama, kui midagi, kes on südamepuudulikkuse patsient, et kui midagi kehakaal tõuseb, siis midagi peab viga olema ja peab kiiremini, meil on südamepuudulikkuse kabinetid tekkinud ja on sinna võimalik päris kiiresti saada. Nii, siis kas Eestis on piisavalt kardiolooge, kui kõrge normaalselt elava mehe eluiga, nii, kui tihti esineb inimeste süda paremal pool, enne seda vabastati seadus. Nii, jupikaupa võtta, siis Eestis on 157 kardioloogi, kui ma sellepärast olen eksamikomisjoni küsinud tudengite käest, mitte tudengite, vaid kes tahab kardioloogiks tulla, kas üldse teate, et palju Eestis on, viimane kord vaatasime 157. Meil on kardioloogide seltsis üle 220, ma olen selle president olnud 2 korda. Seal on lisaks kardioloogidele ka sisearste ja mõned üksikud perearstid. Aga 157 kardioloogi, kui me vaatame teiste Euroopa riikidega võrdleme, siis Eestis on päris palju kardiolooge. Veel rohkem on Itaalias, Kreekas, kus 10 000 elaniku kohta on rohkem kardiolooge kui Eestis, aga kõikides teistes riikides on vähem kardiolooge. Ja Soomes näiteks on vähem kardiolooge kui Eestis numbriliselt, kuigi Soomes on 5,5 miljonit ja meil on 1,4–1,38. Nii et Eestis on piisavalt kardiolooge. Probleem on võib-olla see, meil on väga hea aparatuur. Me teeme kõiki uuringuid, kõiki ravivõtteid, mis maailmas tehakse. Südame siirdamist ei tee, aga seda me teeme Helsingi ülikoolis. Aga see on tõesti 1 või 2 või 5 inimese küsimus aastas, et see ei ole väga suur probleem. On tekkinud südame siirdamise asemel, on tekkinud, ma ütleks isegi paremad meetodid, on tekkinud südant asendavad pumbad või südant toetavad pumbad õieti, mis pannakse siis lisaks nagu südamele. Aga need on juba väga keerulised arstlikud küsimused. Nii, eluiga, ongi nüüd niimoodi, et kui meeste eluiga on Eestis keskmiselt umbes 10 aastat madalam, kui naistel ja kõrgharidusega meeste kui naiste eluiga on pikem ja madalama haridustasemega inimeste eluiga on lühem. Ja just meestel on see häda, et on tervena elatud aastaid on oluliselt vähem. Tervena elatud aastad on siis need aastad, kui ei ole veel mingisugust südamehaigust või mingit muud sellist kroonilist haigust tekkinud, et mis oluliselt halvendab siis inimese elu ja tegevus. Ja meil on olemas Eesti selles programmis, kuhu kuulub ka siis see südamestrateegia, et me peaksime tõstma ühesõnaga nii meestel kui naistel tervena elatud aastaid just. Ja kui me saaksime kusagil 66–67 peale meeste tervena elatud aastaid, siis oleks väga hea praegu selline eesmärk meil on.
Süda on parema, seda esineb ülivähe. Ja see ei ole mingisugune väga suur probleem, sest kui süda funktsioneerib normaalselt ka paremal olles, siis ei ole mitte mingisugust vahet, natukene keerulisem on mõnda südameprotseduuri läbi viia. Aga väga sageli, kui süda on paremal, siis inimesel esineb veel teisi organite, ütleme, siis on kogu sisikond on teisipidi, aga esineb ka näiteks, võivad olla tähendab sellised siis südame-õnte vahel valedes kohtades ühendused ja võib-olla näiteks, et mõni südame arter tuleb hoopis valest südame õõnest välja, et seda võib ka juhtuda, aga kui seda ei ole, siis ei ole mingisugust erinevust, aga põhimõtteliselt jah, need inimesed on kõrgema riskigrupis, aga neid on väga vähe, need on üksikuid, et ma ei tea, kas ma olen 5 või 6 üldse oma elus näinud. Et need on, siis inimesed muidugi teavad alati, need pööratakse tähelepanu, aga need on tõesti ülivähe. Nii sõjaväest, nojah, see oli ka küsimus, et kui on kõik korras, et miks siis sõjaväest vabastada. Nii, küsimus on, et aastaid on südamestimulaator, varsti asendatakse. Minu süda on rütmist väljas. Kui pannaks uus stimulaator, kas võib loota, et kaasaegne stimulaator hoiaks südant rütmis. Siin on nüüd 2 asja, et miks me paneme südamestimulaatorit? Me paneme südamestimulaatorit, põhipõhjus on see, et süda väsib ära ja hakkab liiga aeglaselt tööle. Ja see tõttu, et süda ei jääks seisma, me paneme südamestimulaatorit. See on kõige põhilisem põhjus, see Six-Sinus-sündroom või siis haige siinuse sündroom vanemaealiste inimestel. Nüüd, kui on südame virvenduse rütmia, et süda on rütmist väljas, siis me kasutame neid ravimeid, mis seda südant uuesti rütmi panevad. Aga kui me neid liiga palju anname, ütleme, osad inimesed ei kannata suuremaid doose ja süda siis, kui ta rütmi läheb, ta läheb nii aeglaseks, et ta võib suisa peaaegu hakkab seisma jääma. Ja selleks, et me saaksime suuremaid doose anda ja hoida südant rütmis, me paneme südamestimulaatori ja siis kasutame suuremaid antirütmikume või neid rütme ohjavaid ravimite doose. Et siin muidugi on see nii spetsiifiline küsimus, et tuleb vaadata, et mis see eelnev situatsioon oli. Tavaliselt, kui tehakse siis südamestimulaatori asendus, siis on meil stimulaatorid hiljaaegu oli ühed patsiendid, kas oli 97. aasta mudel oli sisse pandud ja siis nüüd üle 20 aasta oli töötanud ja ei olnud midagi, töötas korralikult ja siis nüüd hakkas nagu patarei tühjaks minema, et me vahetame. Et tavaliselt on siis lihtsalt samasuguse, kuigi aparaadid lähevad iga aastaga paremaks, aga nad annavad ikkagi seda sama voolu ja samasugust asja. Nüüd on tulnud küll sellised stimulaatori tüübid juurde, et osad stimuleerivad mitut südameõõnt üheaegselt ja programmeerivad ja teevad seal üks huvitavaid vastavalt selle, mis see haigus on. Ja kõige sellisemad kallimad stimulaatorid on sellised, mis annavad elektrišokki ka. Need on sellised, mis, et kui süda jääb seisma, siis annavad elektrilöögi nii nagu kiirabi tuleks ja annaks. Ja meil on need patsiendid on kõiki, need on 100 patsiente, kes on jälgimised. Ja see stimulaator ise maksab sõiduauto hinna, enam-vähem. Ja need on 100 patsiente ja näiteks osad on nii, et inimene sõidab autoga, süda jääb seisma, saab elektrišoki, teadvust ei kaota, sõidab edasi. Ja pärast me näeme seda kõik tegelikult selle lindi peal ja siis õde helistab alati ja ütleb, et kuulge, teil on sellised asjad, te peate kohe tulema arsti juurde, et äkki me saame midagi seal ravi muuta või teha. Vahel patsient ütleb jah, et hommikul, et kuulge, töö jooksul 5 korda ära surnud, et stimulaator on neid tööle ju uuesti nagu ellu et ma tunnen ennast hästi, ma pean tööle minema, ma ei taha arsti juurde tulla. Niisuguse asju esineb ka. Stimulaatorid on muutunud väga targaks, aga selle konkreetsele küsimusele saab ikkagi raviarst vastata, et kas seal saab mingit veel täiustatumad stimulaatorid panna. Väga sageli see südame rütmist äraolek ei ole nii suur probleem, kui seda nagu kardetakse, sest sellise rütmist äraoleva südamega, südame pehmenduse rütmiat esineb umbes 2% elanikest. 80-aastastel on umbes 20%, iga 5 inimene on südame rütmist ära. Ja see ei ole nii hull asi, sellega saab elada rahulikult. Ta süda on natukene vähem jõuline, aga virvenduse rütmiast süda ei jää seisma. Süda jääb seisma muudel põhjustel, väga sageli on ikkagi südame isheemia, südame verevaegus on see, mis südame seisma.
Nii, mõned küsimused jah. Madal vererõhk, alati küsitakse seda, väga hea küsimus, et 90, 100, 60, 65, pulss 50, et väga palju on selliseid, eriti naisterahvaid, eriti nooremaid ja pikemad kasvu naised, kellel on madal vererõhk. Kui see vererõhk ei ole alla, no ütleme, hüpotoonia piir on seal kuskil 85, süstoolne rõhk. 90 tavaliselt täitsa see loetakse, et päris normaalne. 85, vaat sealt tekivad juba tavaliselt kaebused ja suuremad kaebused. Tüüpilisel juhul on madal vererõhk selline pärilik, ta ei kahjusta südant ega veresooni, ta ei kahjusta aju, aga ta on tüütu inimesele, sellepärast, et hommikune poolne ots päevast võib olla vähe selline, ütleme, efektiivne, nad on loiud, nad ei saa kuidagi liikuma, aga pikas plaanis on niimoodi, et väga paljud inimesed, kes on 90-se rõhuga nooruses, 4-50-aastaselt see rõhk tõuseb ja just mehi on vähe, kes on hüpotoonikud, ja naisi on väga palju. Ja siis, kui tekivad need hormonaalsed muutused, siis 60 on juba tekib hüpertensioon, nii et see on väga sageli. Ja ei maksa väga karta seda madalat rõhku, sest see näitab, et süda saab organismi varustamisega hakkama, aga madalama sellise rõhu juures. Ja tavaliselt see, isegi ma ütleks, et see säästab südant. Et meil näiteks öised rõhud on alati sellised ja me oleme sellega väga rahul, et sellisel juhul me säästame veresooni. Nii, ja nüüd on siis see viimane paberi peal küsimus, süües ja pärast sööki vererõhk langeb. Jah, on küll. Ma olen ise olnud ühe artikli, ma olen ajakirjades nagu läbivaataja või reviewer, kes siis neid artikleid vaatab, oli üks väga ilus uuring ööpäevase vererõhu monitooringuga ja siis on olemas selline termin, et söögijärgne vererõhu langus. Ja arvatakse, et see, või mitte arvatakse, vaid see üks põhjus, miks me toidukorra lõpuks kohvi joome, ongi see, et kui magu, eks ole, läheb, maaveresooned lähevad verd täis, siis aju jääb natukene, jääb verd vähemaks ja siis on vaja natuke stimuleerida. Sellepärast on see kohvi ja väike konjak ka vahel, kui pidulikum sööb. Nii et, aga samuti, kus langeb vererõhk on siis trennijärgsel. Mul eile just oli üks väga tuntud korvpallitreener ja siis ta rääkis ka, et juba enam-vähem on ta vererõhk korda saanud, ta võtab ravimit, aga siis ütles, et aga vaata peale trenni, tema käib ka tennis, siis vaata peale trenni, et läheb 120 alati. No tõesti peale trenni läheb alla. Et see näitab, et veresooned tahavad kogu aeg sellist nagu ahenemist ja laienemist, neil on seda treeningut vaja. Ja kui me seda treeningut ei tee veresoontele, siis nad manduvad ära ja siis tekivad igasugused probleemid, sest veresoone seina rakud, veresoone seinas on need endoteeli rakud ja niisugused väga targad rakud, mis toodavad sellised ained, et lubisina ei ladestu, et trombi ei teki. Ja kui see veresoon ei saa niimoodi liikuda edasi-tagasi, nii et käige, kõndige rohkem ja tehke sporti, siis vererõhk mõtlesid ei tohi liigutada, tegutsi liigutusega rõhk tõuseb. Jah, kõik need vererõhk näitajad, mis me räägime, on rahuolekus, kui inimene on 5 minutit istunud laua taga, rahulikult paneb siis aparaadi peale. Sageli inimesed lähevad, mõõdavad kohe ja mõõdavad natukese aja pärast uuesti ja siis esimene mõõtmine on suurem ja järgmisest läheb madalamas. Et võite kohe mõõta, aga tegelikult see, mis arvesse võtta, on siis 5 minutit peale istumist. Nüüd, kui me paneme peale selle ööpäevase vererõhu monitori, mis mõõdab tegelikult igas situatsioonis, me vahel ütlemegi, et kõndige trepist ja tehke igasuguseid asju, mis te igapäevaselt teete. Et siis aparaadid on läinud nii kavalaks ja targaks, et nad saavad määrata ka liikumise pealt, kui inimene kätt liigutab. Me soovitame küll, et jätke hetkeks seisma, sest rõhk ikkagi püsib kõrgega siis. Aga see on hoopis nüüd teine, me näeme siis, et kuidas kiirema pulsisageduse juures. Ega vererõhk, näiteks kui me teeme koormustesti, tavainimesel tõuseb 200, see peabki nii minema, see on füsioloogiline parameeter. Aga kui ta läheb juba üle 200 ja 250 peale, siis on see juba ohtlik. Nii et liigutades peabki rõhk tõusma. Külmatunne tõstab küll vererõhku, sest külmatundega kaaseb see, et arterioolid ahenevad, veresooned ahenevad ja sellega tõuseb ka vererõhk. Nii et see on füsioloogilised reaktsioonid. Jah. Jah, seda ka alati küsitakse ja ma väga ei, mõni ütleb,
ütleb, et mul on alatemperatuur ja ma olen ikka, et mul on mingid väga suured haigused. See on väga individuaalne ja see temperatuur, mida te kaenlaaugust saate, ei näita see, mis te tegelikult sees on. Nii et me määrame operatsiooni ja me paneme söögitorru või siis ka päraku kaudu määratakse, kõrva kaudu määratakse väikelaste, see on ka täpselt. See naha pinnalt määratud temperatuur on suhteliselt ligikaudu ja mõnel inimesel on need veresooned, vaadake, mõni on kahvatu, mõni on punane kogu aeg. Samamoodi on selle kehatemperatuuriga, et võib-olla teie veresooned on liiga ahenenud ja seetõttu nad ei anna seda soojust kätte, mis teil tegelikult on. Aga ma ei näe nagu mingit väga suurt probleemi, et kui on, tavaliselt on mingi 35,8 sellised temperatuurid ütlevad ole patsiendid, et võtta mõõtis ja kõik on nagu halvasti. Et me teame kindlasti, et halvasti on see, kui üle 37 ja üle 37,2 kindlasti. Aga kas see 36 peaks olema all, pigem on see mõõtmise viga, see on minu nagu interpretatsioon. Aga ärge muretsege, ma arvan, see madaltemperatuur, see võib-olla näitab seda, et teie ainevahetus on aeglane või võib-olla tuleks vaja rohkem, ma just öelda, rohkem liikuda, rohkem, ma saan aru, et võib-olla see on liikumisega raskusi, aga et lihtsalt mingid kehalist või mingid lihased saaksid natukene, kuidas mõtle, kui lihased saavad tööd ja hapniku ja verd kätte, et siis ka organismi temperatuur tõuseb sellega. Nii, suur tänu, doktor Viigimaa, selle vahepäevista. Küsimus, millele kõik vastakse kindlasti jaa. Kas sooviksid elada 100-aastaseks ja olla terve? Siin on 2 tingimust. Aga millest sõltub inimese keskmine eluiga? Kaasaegne teadus on jõudnud järeldusele, et keskmine inimese eluiga sõltub 90% ulatuses elustiilist, millest rääkis ka siin doktor praegu, ja ainult 10% geenidest ja pärilikkusest. See tähendab tegelikult seda, et igaühel meil on võim oma eluea ja tervise üle. Aga mis on siis pikaealisuse valem? Milline peaks olema meie elustiil, et elaksime kauem ja püsiksime sealjuures tervetena? Kas on olemas mingi ühtne valem? Kas see võiks olla maratoni jooksmine? Võiks see olla jooga? Tuleks süüa liha? Tuleks süüa taimehoitu? Kas peaksime võtma toidulisandeid? Rahvusvaheliste teadlaste kogukonda hakkas uurima pikaealisuse tegureid üle 20 aasta tagasi, võttes jälgimise alla kogu maailma elanikest need, kes elavad pika eluea ja on hea tervise juures. No seda me teame, see oli ka eelmises loengus, Jaapanis on pikk eluiga. Ja tuli välja 4 tegurit. Nad toituvad tervislikult, sellest meil enne oli ka juttu. Nad jälgivad, et saaksid kõik eluks vajalikud toitained. Nad on lisanud liikumise oma ellu, ka sellest oli enne juttu. Ja nad puhkavad piisavalt ja ümbritsevad ennast tugeva sotsiaalse võrgustikuga, see tähendab tegelikult vaimset tervist. Ja seda kõike kajastab tegelikkuses ka meie wellness elustiil oma holistilise lähenemisega. Ja nüüd ma tahan natukene nendest wellness asjadest teile siin rääkida.
Oriflame tooted on loodud Rootsis, kus on siis väiksem alkoholitarbimine ja samas kõrgem eluiga. Ja see on loodud kõik nad Iigelöösa teaduskeskuses, arvestades siis kõiki rahvusvahelisi kvaliteedistandardeid. Ja kaasatud on ekspertkeskus, teaduslikud nõustajad ja seal on aastatepikkune töö olnud. Iigelöösa. Ja kes Iigelöösas meie jaoks on programmid on loonud kardiokirurg ja professor Stig Steen, kes tegelikult ise töötab Lundi ülikoolis ja professor Stig Steen on tuntud ja tunnustatud ringkere kirurg ja südame ning kopsu siirdamise kirurg, kelle tuntum leiutis on kiirabiautodes üle maailma olev elustamisaparaat. Et tema on ka Oriflame'i Natural Gas kokteilide autor. Ja siin pildil on siis teaduslike nõustajate kolleegium. Miks ma seda räägin? Ma tahan öelda, et väga pikad uuringud on kõigi nende toodete taga. Aga milliseid toidulisandeid siis tegelikkuses peaks endale soetama, mida peaks tarbima? Alustamise lihtsustamiseks on Oriflame'is välja töötatud mugav ja lihtne rutiin ABC, mis pakub sulle igapäevaselt vajalikke toitaineid. Toidulisandid iseenesest on mõeldud toitumise täiendajateks, et kindlustada organismile kõigi asendamatute ainete saadavust. Lisandid pakuvad siis mikro- ja makrotoitaineid, vitamiine, mineraale, antioksudante, kvaliteetseid valke ja kiudaineid, mida toidus on üldiselt üksi raske kätte saada. Ja väga lihtsaks on tehtud igapäevane vundament A, kiudained B ja kui on probleeme kaaluga, siis võiks võtta juurde ka C. Aga teile sai siin pakutud enne loengu algust üks tasuta võimalus tulla testima oma kehakoostist. Kui te võtate sellest pakkumisest kinni, siis esiteks on see kehakoostise analüüs on teie jaoks tasuta. Seal tulevad personaalsed soovitused, mida tarbida, kuidas, missugune peaks olema see elustiil, et mina julgustan täitma see väike kupong, valima sealt endale kuupäev ja siis saame juba personaalselt edasi rääkida. Mina tänan.